Järgmine mudel on Delta 112. Lubage ma tutvustan teile seda. Alustame jällegi turvaomadustest. Siin on näha kahte lukku, millel on murdekaitse 4. klass. Tuletan meelde, et 4. klass on kõrgeim, mis saab välisustel olla vastavalt turvanõuete soovitustele. Seetõttu kaitseb selline uks veelgi kindlamalt teie korterit. Alumine lukk on silindriline, täpselt samasugune nagu mudelil Delta M10. Sellest oleme teiega juba rääkinud. Peatuksin põhjalikumalt ülemisel lukul. See on 4. klassi lukk ja sellel on mitu turvataset, võttes arvesse kõige levinumaid sissemurdmisi. Mida siin meeles pidada? Esiteks juhiksin tähelepanu roostevaba südamikule, mis asub ühes ukseriivis. See kaitseb südamiku läbisaagimisest. Kurjategijate katse avada teie ust just selliselt ei tule kindlasti midagi välja. Uks jääb oma kohale ja kaitseb kindlalt teie korterit. Järgmisena juhiksin tähelepanu lukukerel on tugevdav lisasoomusplaat. See kaitseb luku väljapuurimist. Ehk siis saagida või välja puurida sellist lukku pole võimalik. Seetõttu on sellel väga kõrge turvalisuse tase. See puudutab lukke, millel veel tuleks tähelepanu pöörata. Ukseriivile. Kui olete jõudnud koju, saate rahulikult keerata seda mehhanismi. Mida see tähendab? See tähendab, et mitte keegi võõras ei saa avada teie ust väljaspoolt. Uks on täielikult teie kontrolli all. See kaitseb teid kõigist välisteguritest, mis võivad esineda. See on kõik, mis puudutab mehhanisme. Räägime nüüd konstruktsioonist endast. Uks on valmistatud külmvaltsitud terasest. Külmvaltsitud teras on tugev, vastupidav materjal. Tänu sellele saame tugeva ukse, mis hakkab tagama teie turvalisust väga pika aja jooksul. See konstruktsioon eeldab ka mahatõstmisvastaseid vardaid, mis asuvad siin ukse hinge küljel. Kui te kodust lahkudes sulete enda järel ukse, ühelt poolt ust fikseeruvad lukud ja teiselt poolt need samad mahatõstmisvastased vardad. Seepärast isegi katsel eemaldada uks hingedelt mingit tulemust ei saavutata. Uks kaitseb kindlalt teie korterit. Järgmisena räägime heli- ja soojusisolatsioonist. Delta 112 uks on 90 mm paks. See on 20 mm paksem kui Delta M10 mudelis, mida me vaatlesime varem. Tänu sellele võime paigutada rohkem materjali, mis tagab ukse heli- ja soojusisolatsiooni. Mis puudutab ukse täidet, siis siin kasutatakse unikaalset tehnoloogiat nimega Cold Holder, mis hoiab külma ukse taga. See koosneb 3 komponendist: kõrge tihedusega mineraalplaat, vahtpolüstereeni kiht ja tugev karkass komposiitmaterjali, mis asub ukselehe perimeetril. Just selline keeruline kooslus tagab kõrge heli- ja soojusisolatsiooni. Sellise uksega saate aru, mis tähendab tunda ennast mugavalt oma korteris. Järgmised on uksetihendid. Need on siin nii ukselehe kui ka raami perimeetril. Sulgete ukse, kõik sulgub väga tihedalt ja mingid kõrvalhelid ega lõhnad teie korteris ei esine. See on kõik, mis puudutab perimeetrisse. Delta 112 mudelil on veel üks väga tähtis eripära, mis seisneb ülemise lukusüdamiku kattel. Sellel on spetsiaalsed vedruklapid. Lukul on selline aukartust äratav võti ja võtmeava samuti suur. Seepärast, kui võtate võtme avast välja, need samad vedruklapid sulguvad ja mitte mingeid kõrvalisi lõhnu ei esine. Teie uks on hermeetiliselt suletud kogu perimeetril. Seepärast tunnete ennast oma korteris väga mugavalt. Nüüd pöördugem ukse disaini juurde. Üks variantidest on paigaldada ukse sisemisele küljele moodulpaneel. See on kombinatsioon konstruktsioonist, kus kasutusel nii MDF-paneel kui ka klaas. Sellised versioonid on väga populaarsed ja neid võib kohata tihti erinevates interjöörides, kuna sobivad nii klassikalises kui ka modernses interjööris.
ja veel, võib-olla olete juba täheldanud, siin on meil välisuks oma disainiga ja siin kõrval siseuks. Nad näevad välja absoluutselt identsed. Millest see kõnetab? Delta 112 mudelis on saadaval niinimetatud komplekspakkumine. Te võite valida välisukse näiteks sellise disainiga ja tellida samasuguse disainiga siseukse brändilt Buffa. Tänu sellele teie interjöör hakkab välja nägema harmooniline ja omavahel sobitub hästi. Uksed hakkavad üksteist täiendama, luues just õige meeleolu teie interjööris. See on sisekülg. Nüüd vaatame väljaspoolt. See on ju samuti oluline. Väljaspoolt on uks töödeldud pulberpolümeerkattega. See on kõige tugevam kate, mida tänapäeval ustel kasutatakse. Ja see tähendab, et ukse esialgne välimus jääb kestma pikkadeks aastateks. Veel, Delta 112 mudeli puhul on kindlasti oluline värv. Olete vast täheldanud, et selle tumesinise värvi nimetus on buckle. Jah, muidugi, on ju saadaval tavapärased toonid, tumedad ja pruunid värvitoonid, aga see on just midagi uut. Tõepoolest, see on väga huvitav teostus. Täiendaksin veel juurde, see värv on niinimetatud kameeleon. Sõltuvalt valgusest, siis selline uks on võimeline vahetama oma värvi ja tundeid. Selline uks hakkab kindlasti erinema teiste seast. Juba kindlasti teie naabriuksest. Mida soovin veel lisada? Lisaks sellisele siledale uksele võib tellida roostevabast terasest vaheliiste, mis suurepäraselt täiendavad ukse põhivärvi ja loovad sellise esteetilise ja lõpetatud kuju. Ja lõpetuseks tahan veel kord öelda, et Delta 112 seeria uksed on sellised mudelid, millel on head turvalisuse näitajad, kõrged heli- ja isolatsiooni näitajad ning loomulikult need on uksed, millel on hea vaadata.